6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere, kallid rallisõbrad! Kaua oodatud aasta 2023 rallihooaeg on kohe algamas. Monte Carlo ralliga traditsiooniliselt pihta hakkame. Stuudios Gunnar Leheste, Roland Poom. 6. käigus pole midagi muutunud. Kõik on sama. Tere minu poolt ka. Jube tore on tagasi olla siin stuudios nagu alati. Kaua oodatud, nagu sa ütlesid. Ma tahaks öelda, et ma mõtlesin, millal oli nagu viimati, kui ma nagu nii kaua ühte hooaja algust ootasin. Tõenäoliselt on 2 korda olnud. Oli 2017 ja oli 2019. 2017, kui tulid uued autod. 2019, kui oli teada, et Ott hakkab tiitli nimel väga kindlalt minema. Ja ma ütlen, see aasta on vähemalt sama põnev, kui on need viimased korrad olnud. No tegelikult ei ole ju kaua oodatud. Meil on napilt paar kuud eelmisest saatest möödas. No kuule, rallifänni jaoks on see paar kuud ikka väga palju. Jaa, aga siuke tunne on küll, et Eestis hetkel ralli huvi on võib vist öelda, et suurem kui kunagi varem, sest uus lootus, uus tiim, uued sponsorid. Jaa, kindlasti. See on puhtalt, mis seal sarjas hetkel toimub, on ju, iga aasta, kui mingid muudatused toimuvad, see läheb äärmiselt põnevaks ja no ilmselgelt, kui meie oma mees on teinud väga suure muutuse. Tegelikult, kui me eelmise aasta lõpus olime veel nii-öelda seisukohal või ei teadnud, mis tulema hakkab, on ju, et kas üldse Ott on sõitmas või ei ole, siis see hooaeg M-spordiga, Ott Tänak, Martin Järva ja no enam põnevamat algust ei saa olla, sest me teame, milline väljakutse see saab nendele meestele olema tegelikult ja nad võtsid selle ikkagi ütleme nii, et võtsid suure riski, ma ütleksin. Kõik teevad selle nimel kõvasti tööd, kuigi see ajaauk on olnud ikka jube väike tegelikult ju. Üks päev testi põhimõtteliselt Ott Tänakul, et sellest autost saaks selline auto, nagu ta tahab. No ilmselgelt seda vähe, siin ei ole midagi öelda, nii et see saab olema äärmiselt lahe algus hooajale. Ott Tänak ja Red Bull. No Red Bull on selline spordimaailmas ikkagi suunanäitaja ja väga, väga tähtis sponsor paljudele sportlastele, kes end Red Bulliga seob, sellel on ikka kõva märk küljes, et mida sellest tehingust arvata? Ega Roland sul endalgi kaugel ei olnud? Red Bull on kindlasti, kui sa oled Red Bulli perekonnas sees, siis sa tead, et sind hoitakse. Ja ega me võime ka Mikkelsoni näiteks võtta, et kaotas oma sõitakoha Volkswagenis järgmisel hooajal, kui ma õigesti mäletan, ei sõitnud üldse, aga Red Bull püsis ja otsis vahendeid, et ta saaks midagi kuskil teha, nii et kui sa oled Red Bulli perekonnas sees, siis on sinuga kõik hästi. Oti puhul ilmselgelt see ei ole nii tähtis, võib-olla kui mõne noore sõitja puhul on ju, aga ütleme nii, et Malcolm Wilson tegi head tööd, sest see oli kindlasti tema lobitöö, et see Red Bull seal taga oleks, et saaks Otile palk makstud ja nii lihtne see ongi. Ma tegelikult ei mäleta, võib-olla neid on olnud, aga sportlasi, kes on Red Bulliga end sidunud ainult üheks mingiks hooajaks. Et kas me võime eeldada, et siin lõpevad need jutud ära, et ei tea, kaua Ott veel sõidab? No eks see on ilmselt Oti enda teha juba, aga kindlasti ei ole sellist asja Red Bullis, et kui Red Bulli nii-öelda perekonda sa kuulud, siis nagu ma ütlesin, siis sa oled seal ja nähakse vaeva rasketes aegades igal hetkel, et saaks sportlasest asja. Noh, nagu ongi Oti puhul on see tegelikult, minu jaoks oli tegelikult isegi veits üllatav, et Red Bull tuli taha, sest Red Bull tegelikult see loogika on selline, et sa ei võeta nii-öelda maailmameistrit ja nagu tippsõitjat või tippsportlast, kelle karjäär on juba korras on ju. Seal ikkagi võetakse nii-öelda madalamast astmest ja hakatakse koos kasvama. Et siis koos see edulugu välja mängida. Just, täpselt. Et Oti puhul see kindlasti on, ma arvan, üks väga-väga väheseid juhtumeid, kus Red Bull sellise otsuse on teinud ja tegelikult nii palju, kui ma olen kuulnud, siis Eesti poolt Red Bull on seda üritanud isegi korraldada varasematel aastatel, et Otile seda toetust taha saada, aga täpselt sellel põhjusel see ei olegi varem läbi läinud, et neid on huvitanud nii-öelda sportlasega koos kasvamine. Aga no ma räägin, Malcolm Wilson tegi kõva töö ära, et siin ei ole midagi öelda. Enne kui me jätkame rallijuttudega, siis ma ei tea, korralduslikud teadaanded ka, et meelde tuletada, et meil on meiliaadress, kuhu ootame kuulajate küsimusi, tagasisidet, ettepanekud, kõike.
ja see aasta pilte, joonistusi raja äärest, absoluutselt kõike. Kindlasti küsimused, värgid-särgid me kõik ootame, aga mis on kõige põnevam, hakkame koos ennustama see aasta, et ma olen jumala kindel, et neid fänne ja kuulajaid, kes meil siin on, iga ralli mõttes, et täitsa haige, et Gunnar ja Roland panevad ikka täitsa segast selle ennustustes, et tahaks ise ka sõna sekka öelda, siis nüüd on see võimalik. Üks tore rallifänn kutsus meid vrcfan.com, kirjutatakse 2vrcfan.com, kutsus meid siis sellega osalema, seal on, ma vaatan, et meie konkurent podcastil Power Stage'il on seal juba 717 inimest liigas. 6. käigu liigas on hetkel veel 4, aga loodame jõudsat kasvu pärast seda saadet. Kindlasti, kui te nüüd siit esimest korda kuulsite sellest liigast, siis me paneme ka selle artikli, Delfi artikli lõppu, kes kuulab meid Spotify'st, Google Podcast'ist, kuskilt mujalt, see siis sport.delfi.ee ja sealt otsib selle meie podcasti artikli ka üles ja vajutab lingile. Registreerimine peaks olema lihtne ja liiga ongi see sama link, mis sinna on postitatud. Ja nii palju ka meie poolt siis, et prooviks ikka vähemalt siis parimale meie liigas ennustajale midagi natuke auhinnaks anda ka äkki. Jaa. Absoluutselt. Oled nõus, jah? Jaa, mina olen nõus, anname alati. Aga auhinna võib selles mõttes küll välja hõigata, et suurt auhinda veel ei julge, aga selle nädalavahetusel, kes tunneb, et tal on puudu siuke termotops vist oli selle asja nimi, Delfi logoga, siis parimale küsimusele, kes paneb meie meeled ja tunded kõige rohkem ärevile, et me oleme vist 1 aasta teinud, et parimale küsijale andsime siin, ma mäletan, ühe tööriistakasti. Et küsimusi ikka ootame ka niisama, ka ilma auhinnata, et teie väike panus sellesse saatesse saate meid mõtlema panna ja arutlema, mis iganes teemadel. Loomulikult jääks rallipiirdesse. Jääme rallipiirdesse ja ei pea jääma Monte Carlo rallipiirdesse, aga ma arvan, et siit ongi mõistlik liikuda edasi. Mis meil on Shakedown tegelikult pooleli hetkel käimas. Ja ütleme nii, et kui me rääkisime, et see hooaja algus on põnev, siis tegelikult see Shakedown on juba päris ettearvamatu minu jaoks olnud. Siin Kalle Rovanpere esimestel ringidel kohe näitas kõvat tempot. Noh, ei ole ta ju tegelikult isegi poodiumi peal Montes olnud, aga eelmine aasta 4. koht ja meistritiitel aasta lõpuks, nii et see aasta kindlasti võime näha Rovanperet, ma usun, seal eesotsas, aga noh, kas päris top 3 suudab teha? No jube keeruline. Monte on liiga ettearvamatu, et suudaks sellest praegu Shakedowni põhjal midagi konkreetset nüüd eeldada. Jaa, aga Ott on siis, jah, nagu sa ütlesid on ju, 6. Mina Ott ei öelda, aga ütleme siis välja, et 6. selles lahtris hetkel 3. läbimisega, aga ei, seal võib veel tihti nad võib veel tulla ju mitu korda. 3-4 ringi ongi vist, 3 on kohuslik, võib edasi panna, et 3 on kohuslik ja võib ka 4. veel otsa tõmmata. No kuna ma arvan, et siin testimise aega kellelgi pole nüüd ülearvu olnud, et ju siis tullakse nii palju, kui jõuab. Jaa, absoluutselt nõus. Nii see on. Aga sõitjate muudatusi, millest me juba põgusalt rääkisime, on ju toimunud see hooaeg nüüd päris mitmeid. Ma arvan, et kui me Otti ja Martinit juba mainisime, siis tegelikult selline suurem muutus, mis see hooaeg on Esa-Pekka Lappi Hyundai kostüümis ja täitsa Hyundai autos istumas, mis on veidi huvitav valik, kui me mõtleme selle peale, mida Lappi eelmine hooaeg ütles, et pigem ta istub kodus, aga Hyundaisse tema ei istu. Jaa, vist ei ole küsitud veel seda küsimust, et mis siis muutus. Mis siis juhtus? Aga ütleme, on olnud ka, toon paralleeli Flora Levadia vastasseisudest, et on öelnud Flora särgis mees, ma ei lähe elu sees Levadiasse. ja vaatad mõni aasta hiljem hooaja avamisel on Levadia särgis, eks? No tundub, et Lappi pool ka see ikkagi oli, et võid öelda, mis tahad, aga never say never, et kui tullakse see rahakohver laua peal või pangakontole tehakse esimene ülekanne. Millest võib aru saada, eks? Eriti rallimaailmas, seal ei ole ju mingeid die hard fänne, kes sind välja hakkavad vilistama, kui sa lähed Toyotast Hyundai'sse, eks? Ja tegelikult
eelkõige isegi vahet ei ole, kas on Toyota või Hyundai või M-Sport, aga seda, et näha Lappi täishooaega sõitmas, see on minu meelest nagu kõige ägedam, et Lappi kindlasti on üliäge lisa sellele sarjale. Küll aga ma peaks ütlema, väga imelik, kui Max Verstappen läks Mercedes. Kas Verstappeniga ei tahetud teha mingi megalepingut ka seal või? Et ei läheks elu sees Mercedes klausli sinna sisse. Aga jaa, huvitavaid liikumisi. Jaa, see kindlasti oli selline kõige ägedam liikumine ja samamoodi tegelikult Lappi Otiga ühes paadis, et nii-öelda uue autoga hooaega alustamas. Montest võib-olla ei oskagi öelda, kas on nüüd palju, et kas on mõtet nüüd üleliia palju loota, et ilmselgelt iga auto võtab aega harjumiseks, aga Lube ka, täishooaeg. Ütleme nii, et eelmine aasta oli tal selline, võiks öelda, läbilöömise aasta, kus tegelikult nii-öelda vanad vead said parandatud ja tegi lõpuks mingid korralikud tulemused alla ja kohe oli märgati, nii et Pierre-Louis Lube koos Nicolas Gilsuliga, kes on varasemalt olnud siis Neville'i kaardilugeja, koos sõitmas tervet hooaega kaasa M-spordis. Ülihea näha ka Gilsuli tagasi, et kui me mäletame, siis üle-eelmine hooaeg Neville'iga läksid need suusad veits risti neil, aga nüüd on mees tagasi ja täishooaega. Ülipõnev saab olema. Kindlasti tegelikult Lube puhul on see, et tema on üks prantslane, kes ilmselt võiks olla nii-öelda Sebastianide järeltulija selles mõttes, et ei ole vist teist prantslast praegult, sest ütleme nii, Formaux on korralikud languse teinud, ja Lube on siis ainuke prantslane, kes võiks seda lippu kõrgel hoida peale Sebastiane. Jaa, aga Sebastianist rääkides siis, mida me teame, kui tõsiselt Ogier võtab seda rallivärki praegu? No suht keeruline vist arvata, et ega see Ogieri auto jagamine on selline kuidagi veidi naljakas, on ju, et renditakse auto välja, see Ogieri auto siis, kus Ogier ei sõida, aga keegi pole öelnud, kus ta ei sõida. Ja eelmise hooaja lõpus ka, kui tuli see uudis, et Toyota ütles, et ta rendib oma autot välja, ma mõtlesin kohe, kas Greensmiti võimalus võtab. Aga ma sain, sellest sai suht kiiresti aru, et see saab olema, oleks umbes selline diil, et paar nädalat enne öeldaks, kuule, meil nüüd auto ava, et tahad sõitma tulla, et ilmselgelt Greensmitile selline diil ei sobinud ja tegi ka tegi väikse tagasisammu, M-spordist lahkus ja läks Doc Motorsporti uue Škoda Fabiaga sõitma, nii et WRC2-s kas Greensmit see aasta. Aga Ogieri kohta ei oska midagi öelda, et ega ta ilmselt nopib välja oma lemmikrallid ja need rallid, kus tal stardipositsiooniga eelis oleks, et ma arvan, et nii on. Oi, WRC2-st võiks veel pikalt rääkida, ma ei tea, kas meil selles saates seda aega jääb, et seal on ikka väga tummine seltskond sel aastal koos, et ma loodan, et neile meestele ka eetri aega jätkub, kuigi arvata võib, et kui siin katsed järjest peale tulevad, siis väga palju ei jätku, aga ja, kahjuks, sest tegelikult võiks olla mingi eraldi sait, kus sa saad jälgida nüüd WRC2 lõppu ka, et teisel päeval ei peaks neid WRC tagumisi mehi hakkama sealt vaatama hakkama. WRC2 hooaeg võib isegi, ma arvan, kohati tulla põnevam kui see nii-öelda Rally 1 autodega seal kihutamine. Ma arvan, et kui me loeme ette, kas Greensmit läks sinna nüüd WRC2 tagasi, Oliver Solberg, Adrien Formaux, võtame eestlastest, meil on Robert Virves, meil on Linnamäe, meil on Egon Kaur, meil on Jeets, ja neid kõvasi nimesi alates Mikkelsenidest lõpetades. Oli Jeets ka Rootsi nimekirjas või? Ma ei ole kindel, kas oli Rootsi nimekirjas, aga vähemalt ütles välja, et 5 WRC rallit sobib sõita. Okay. Ja neid sõiteid on lihtsalt, see rivi on nii pikk, et ma isegi ei oskaks top 10 ennustada vist. Nagu täppi, see on ja WRCfan.com Rally 2 arvestuse ennustuses võiks ka. Jah, see oleks pange kas või poole hooaja pealt kokku. Sellest aastast tõesti see vist oleks isegi juba nagu mõistlik, sest see WRC2 hooaeg saab olema ikka väga lahe saab olema. Aga liikumistest rääkides, me ei ole rääkinud sellest, mida Ott terve eelmise aasta nõudis Hyundai'le korraliku pealiku. Hyundai nüüd korraliku pealiku sai, kes on tuttav sellise Netflixi sarjaga nagu Drive to Survive, siis
siis ütleme nii, et filmistaar on tulnud meie ikkagi. Staar tuli näitama teed, kuhu peaks WRC edasi minema. Vabandage need kõik prantsuse filoloogid. Cyril Abitepoul, ütleb mina, kuidas on õige. Ütleme siis Cyril siis. Ütleme siis Cyril, ei pane palju mööda. Prantsuse siis insener ja manager, kes siis juhtinud pikalt Renault F1 tiimi, keegi mäletab veel sellist tiimi nagu Caterham, siis seal on ta samuti töötanud ja ma ei tea, väga kogenud vend, aga vaatame nüüd, kui kogenud ta rallimaailmas on. Ma just tahtsin sinna jõuda, et ma kuskilt lugesin, et ta mainis, et ta ei tea sellest spordist mitte midagi põhimõtteliselt. Aga selles mõttes võib-olla ei ole ka väga hullu, aega kohanemiseks on tähtis see, et oleks nagu korralik juht ees, kes võtab mingi otsuseid vastu. Just, et see nagu, mis toimus Hyundais viimastel hooaegadel või ütleme, põhiliselt eelmine hooaeg, see oli ikka katastroof. Et täna on, vahet ei ole, ära tea rallist midagi, aga vähemalt võta nagu mingid konkreetseid otsuseid vastu, kuidas mõistlik liikuda oleks, et sellest tundus kõige rohkem puudu olevat. Samamoodi mingi varuosa teemad on ju tarned ja jupid, et keegi see pealik peab seal olema, kes nagu korraldab ja ütleb, et nüüd on nii ja nii on. Et ma usun, et sellega saab 100% hakkama ja küll ta ka nagu rallimaailmaga ära kohaneb, et ütleme, minu jaoks on positiivne, et selline mees on siin, jah. Jaa, aga mis on veel positiivne? Me rääkisime, et saatejuhid pole muutunud. Ei ole muutunud ka see, et Jaan käib igal aasta meil Montes. Ma tahaks Jaaniga oma töö ära muuta. Ma läheks hea meelega, sõidaks ise sinna. Jaa, ma arvan, et Jaan ei taha sulle seda ära muuta. Nii et kiire kõne nüüd Jaanile ka, kes on märku andnud, et ta on meiega valmis ja siis räägime Rolandiga edasi. Ja toru otsas on meil Jaan Martinson otse kuuma Monte Carlo päikese alt. Räägi, kuidas ilm on. Sa oled kohtunud seal ilmavana Oti kuulsa ilmaennustajaga ja et peaksid olema varustatud kõige parema infoga. No ütleme niimoodi, et siin Monte Carlos on ilm kahtlemata parem vist kui Eestimaal ja Tallinnas. Siin vähemalt lund ei saja, aga ülemäärast palavust ka ei ole. Ta on niisugune 10-12 kraadi ja päike praegu ei sära, pilved on meie kohal ja mägede kohal ka, nii et ei ole just nii-öelda rannailm, aga eks vaata, mis mägedes toimuma hakkab, seal, kus rallit sõidetakse. Ilmavana Hannes Tõnisson arvas, et ekstreemseks asjad ei lähe, aga hull on ikkagi, seal on jääd ja kipalund seal ja siin on niiskus ja sulamisveed võivad hommikuti ära külmuda, võib-olla hilisõhtul ka, nii et keeruline saab see ralli kindlasti olema. Kuule, enne kui tõesti jutude juurde lähme, siis nägime videod, kuidas Dirtfishi vennad pidid Otilt intervjuu saamiseks talle järgi sörkima. Kui mitu korda sa oled Oti pärast päriselt jooksnud? Otseselt talle järgi jooksnud vist ei olegi, aga teinekord on nii, et ta jõuab näiteks hooldusalasse veidikene varem kui arvata ja siis tuleb küll jalad alla võtta, aga ütleme nüüd niimoodi, et praegu mul on põlved natukene haiged, et ma loodan, et liiga kiireid samme ma ei pea Oti pärast tegema. No sina oleksid sellest Reke intervjuust siis ilma jäänud. Aga rääkides nüüd ikkagi Montes, siis ma ei tea, mille pealt me saame üldse ennustada, kes hakkab Montes tempot dikteerima, mis on kuulda ralli hoolduspargist, mida said teada eilset pressikonverentsilt? No põhimõtteliselt ma sain teada seda, et mitte midagi ei ole kindlat ja keegi ei oska midagi otseselt öelda. Ma arvan, et siin sobib kõige paremini Ott Tänaku kommentaar, kui me vaatame asja Oti vaatevinklist. Ta ütles, et tal ei ole vähimati aimu, kui on Ford Puma võrreldes konkurentidega, et ta tahaks kõigepealt mõned kilomeetrid, mõned kiiruskatsed ära sõita. Ja siis paistab, mis saama hakkab. Eks ütleme, see Monte on alati olnud ennustamatu. Samas jällegi Malcolm Wilson oli ääretult optimistlik ja M-spordi omanik. Ja ta ütles, et tema ei näe ühtegi põhjust, et miks ei võiks Ott
võita Monte Carlo rallit ja ütles, et noh, Ott oli siin ju ühel korral teine Ogier järel ja eelmine aasta selle sama autoga Sebastien Loeb võitis, nüüd istub Ott selles autos, et noh, saab näha tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et Malcolm Wilson ongi vist kõige optimistlikum inimene kogu selles rallipargis. Kui optimistlik või kui heas tujus Ott ise on uue hooaja eel? No, ta on Ott Tänakulikus tujus, et ralli eel on tavaliselt see, et kui ikkagi noh, kas saab just öelda, et pinged, aga kui on ikkagi võidusõidu eelne olukord ja teadmatust on palju, siis ta hoiab ikkagi, noh, tõmbub ikka rohkem endasse ja tema ei ole ju see kes liiga palju sõnu teeks ja endale rindu trumeldaks, et vot nüüd ma tulen ja panen, et ta jääb alati ju tagasihoidlikuks. No kindlasti rehvidega hakkame siin vett ja vilet nägema, rehvi taktikatega. Kas Sebastien Ogier on mees, kelle taktikat jälgida? Püüab ta ju ikkagi lööbiga siis praegult jagavad rekordit, aga tahaks nagu ühega ette minna ja 9. rallivõidu võtta? No jah, eks Ogier ütleski, et kui oleks lumi kiiruskatsetel, siis oleks märksa lihtsam neid rehve valida ja aga ütles, et praegu on see olukord niivõrd ebamäärane ja ta ütles, et jah, et on rehvi taktikaga täiesti 10 pannud ja tänu sellele ka Montes võitnud, aga ütles, et samas on ka rehvi taktikaga täiesti alt läinud ja noh, Hannes Tõnisson ju tõi välja selle asja, et tegelikult siin tuleb alati leida kompromiss ja ta ütleski niimoodi, et erinevad rehvi valikud võivad anda samasuguse tulemuse. Ehk siis üks valik on teatud teelõikudel parem, teine rehvi valik on teistel teelõikudel parem ja lõpuks, kui masinad üle finišijoone tulevad, siis vaatad, et vahe on võib-olla seal tõesti mõni kümnendik või mõni üksik sekund, mida Monte Carlos see paar sekundit siia või sinna, see ei ole suur vahe. Tavalisel asfaltil, jah, see oleks nagu oluline, aga Montes mitte. Mis auto sul just mööda vuras siis? Siin nüüd need Rally 2 autot sõidavad, neil testikatset ei ole, noh, nad käivad siin vist ennast registreerimas või midagi, nad siin kogu aeg kiirutavad mingi asja pärast, et. Rääkides Ott Tänakust ja Monte Carlo rallist, ei ole see suhe väga roosiline olnud viimased 3 aastat, no pehmelt öeldes katastroof, et kõik on juhtunud eri põhjustel katkestamisega. Me räägime küll spordis, et kõik hakkab nullist, algab jalgpallis, hakkab rallist, algab korvpallis, aga psühholoogiliselt, mis sa arvad, kas see negatiivne ajalugu ikkagi, mis rolli see mängib? Noh, mina ise arvan, et Ott Tänaku puhul see erilist rolli ei mängi ja ma rääkisin ju nii Malcolm Wilsoni kui ka Richard Milleneriga ehk siis M-spordi tegevjuhiga, tiimibossiga ja nad mõlemad arvasid, et Ott ei ole küll nüüd see mees, kelle närvid siin Monte Carlos või üldse hooaja eel või ühtepoha mingisugusel rallil eriti mõjutada saaks, et külma peaga poiss ütles, et kui ta on juba maailmameistriks tulnud, siis juba see näitab, et ta suudab kõiki pingeid taluda ja ta võtab kõiki asju väga realistlikult, et ma seda nüüd küll ei arva, et ta nüüd sõites hakkab mõtlema, et siin mõni aasta tagasi ta võttis puudel latvu maha ja tegi kõva avarii. No nagu ta pärast avariid ka ütles, et järgmine kord peame siis legendi paremini kirjutama. Mida lahedat nende päevade jooksul, mis sa seal oled on, ma ei tea, pressiruumis või üldse rallipargis juhtunud? Mõni vaheseik on juba välja tuua? Ei, siin nagu suurt väga ei ole, sellepärast, et siin nagu suurt liikumist ega midagi ei toimu. Tähendab, nii palju sinna oli huvitavad, et
praegu on oma nii-öelda tiimi pressikonverentsidega kõige paremini hakkama saanud M-Sport, sellepärast et näiteks Toyotas toimus kõik see õues ja kuna õhtu oli hilja ja päris jahe oli, siis lõdisesid nii sõitjad kui ajakirjanikud, aga M-Sport selle vastu siis kutsus kõik ajakirjanikud kenasti oma telki, kus oli mõnus soendus sees, väiksed snäkid olid saadaval ja sai mõnusates tingimustes intervjuusid teha. Mida snäkkidele pakuti? Seal olid niisugused väiksed suupisted ja võileivad, aga siin jah, tähendab soomlased pöörasid tähelepanu, et seekord nagu joovastavaid jooke ei pakutud ja siis vaatasime, et ei ole tõesti, aga no selle eest Red Bulli oli võimalus võtta nii palju, kui tahad. Aga kuidas tundub? Räägitakse, et siin nagu Ott läheb, seal meeskonna kliima muutub natukene tõhisemaks ja professionaalsemaks. Kas on tunda juba selle esimese 2 päeva pealt, et M-spordis on toimunud ka mingi nihe? Ega siit ei saa ju vaadata ja sa peaksid olema selle tiimi juures pidevalt selleks, et mingeid muutusi näha, aga samas ma just rääkisin nii Wilsoni kui Milleneriga ja nad ütlesid, et jah, Ott paneb neile pinge peale, aga see on positiivne pinge, mida nad tegelikult ka vajavad, ehk siis, et see on nüüd põhjus, et nad saaksid teha maksimaalselt head tööd, eks. Kui sul on tiimis sõitjad, kes ei võitle ei rallivõitude ega meistritiitli pärast, eks siis võib ju juhtuda ka nii, et nii tiimimehaanikutel kui inseneridel kui ka tiimijuhtidel on motivatsioon veidikene maas, aga kui on olemas mees, kes läheb tiitli peale välja, et see paneb kõiki natukene rohkem pingutama ja Millener ütles ka küsisin temalt, et tundub, et M-Sport on ainuke, kes Ott Tänakut ei pelga, siis Millener söödale naeris ja ütles, et miks te arvate, et me teda ei pelga ja selgitas, et ta saab väga hästi aru, kui sõitja on pettunud selles, et tiim ei tee piisavalt hästi tööd selleks, et talle konkurentsivõimeline auto anda ja nad ise loodavad väga, et Ott Tänak ei ole M-spordis pettunud. Aga Jaan, me pressime nüüd sinult kiire esikolmiku ka välja kiirelt, ilma põhjenduseta pärast homme, kui Pekki läheb, siis nurime selle põhjendusega välja. Ožeer, Tänak, Neuvill. Okei, aitäh sulle ja ilusat päeva jätku! Aitäh sullegi ja siis eks me räägime homme, ülehomme ja sealt edasi. Absoluutselt. Tavai. Tšau. Nägemist. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Ja sellised siis mõttelt Jaanilt, aga kuulame ka Jaani intervjuud Ott Tänakuga. Loodame, et see läheb siin meil nüüd käima ja kuuleme niid. Loomulikult väiksed tõrked käivad asja juurde. Nüüd tuleb. Räägitakse, et sa jõudsid M-sporti naastes koju. Kas on ka nii? Ei, kodu on ikka kodus. Aga see tiim on ikka selline, kuhu sa hea meelega lähed ja inimesed on need, kellega sa hästi läbi saad, nad ei karda sind, nad on valmis sinuga täie jõuga töötama. Ma usun küll jah, et eks me kõik teeme siin sporti ja kõik on ikkagi parima tulemuse peal väljas, et selles ma arvan, me ei tohiks kahelda. Kui raske see otsus oli lahkuda Hyundaist, kui sa ei teadnud, kas sul M-spordis kohta on või sa juba teadsid? Ma arvan, need kõik lakkumise lood ja uue meeskonna lood on juba räägitud lood 1000 kordi, et ma arvan, et nendest mäkki täna ei pea rääkima. Kui sa esimest korda Fordi autosse istusid ja esimesed ringid tegid, kas sa tundsid, et see võib mingil hetkel olla sinu auto?
täna ta on minu auto, täna ma temaga sõidan, et eks näis, iga algus on omamoodi keeruline, ei tahaks öelda, et raske, aga samas kindlasti algus võtab aega, et kui oled ühe autoga sõitnud hulk aega, siis loomulikult tundub kuidagi kuidas öelda, arusaadav, et täna on uus auto, uued väljakutsed, tuleb õppida, tuleb tundma saada, et eks kindlasti on omamoodi väljakutse hetkel jah, see kõik nii-öelda kuidagi koduseks muuta, aga eks näis, ma arvan, et esimesed paar rallit on kindlasti olulised, et see nii-öelda tundmaõppimine võimalikult hästi käiks. Aga kas see auto on ehitatud sinu nii-öelda sõidufilosoofia järgi? Ma olen selle autoga ühe päeva sõitnud ja kindlasti ei ole siin minu filosoofiaga mitte midagi pistmist. Mis sa arvad, kui kaua läheb aega selleks, et see auto võiks sinu nii-öelda sulle mugavaks saada, et sa ralli kiiruskatsete järelajal ütled, et ma tunnen ennast mugavalt ja sealt tavaliselt tuleb ju ka tulemus? Eks näis, selliseid asju kuidagi ennustada on ilmselgelt päris keeruline, et eks aeg näitab. Praegu sa oled öelnud, et sul ei ole baasseadistust veel paigas. Kui kaua selle baasseadistusega aega läheb, kus sa saad edasi minna? Ei oska öelda, et eks näis. Ma arvan, selleks tuleb natukene sõita, et katsuks esimese ralliga peale hakata, näeks üldse, kus me oma asjadega oleme ja kas me tunneme ennast hästi või mitte ja oleme me kiired aeglased. Täna, ma arvan, ei ole mõtet heiatada mingitest seadistustest ja muudest lugudest, kui me tegelikult ei tea, kus me oleme ja mis olukord tegelikult nii-öelda valitseb. Aga mingid eesmärgid sa Monte Carloks endale ikkagi sead? Ma võin seada või mitte seada, eks me lõpuks lähme ju endast parimat andma, et see, mis on füüsiliselt võimalik, see on võimalik, et kas meil on eesmärk või ei ole, see päeva lõpuks ei muuda midagi, et ma arvan, et hakkame ralliga peale, vaatame, mis kiirust me suudame arendada, mis see kiirus on võrreldes teistega ja siis sealt näeb edasi, et see, mis me arvame või ei arva päeva lõpuks, jah, see ei aita väga palju edule kaasa. Kui keerulised on tänavu Monte Carlo ralli tingimused? Esimesed raja kirjutamise päevad olid pigem keerulised, et tuli omajagu lund ja muud ollust taevast alla. Nüüd viimased paar päeva juba tundub omajagu lihtsam, päike paistab ja tundub, et nädalavahetus tuleb ka pigem päikeseline, aga temperatuur tahab pigem jahedaks minna, et eks näis, kuidas see olukord muudab. Ehk nagu ma saan aru, sul endalgi saab sama põnev olema kui fännidel? Raske võrrelda, aga igav kindlasti see olema. No nii, väike Delfi kõll ka siia lõppu. Ma tahtsin küsida, Roland, sinult. Mida mõtleb Ott baasseadistustel? Ott ei vastanud isegi sellele küsimusele. No sa oled istunud ralliautos rohkem kui mina. No olen. Tegelikult, mis selle all mõeldakse siis? Selle all mõeldakse tõenäoliselt seda, et varasematest rallidest on mingi loogika olemas, kus sa saad edasi liikuda. Et Hyundai'ga kindlasti sõites täna tal oleks eelmise aasta seadistus all, mida ta siis hakkab vastavalt oludele näppima. Aga uue autoga nendes oludes tuleb alustada nullist, ehk siis tõenäoliselt, mida me võime arvata, on see, et shakedowni vahel tehti muudatusi, üritati saada mingit loogikat paika, mugavust paika, et kui me vaatame praegu shakedowni tulemust, kui kõigil on 3 ringi tehtud, Ott Tänak 7, siis kindlasti see ei peegelda veel tegelikult ralli sellist tulemit, et mitte ainult Ott, aga ka kindlasti teised sõitjad on seal teinud tööd, et oma auto paika saada ja baasseadistus ongi see siis, et sul on mingisugune loogika all olemas, kust edasi liikuda, aga täna tuli see loogika nullist ehitada. Aga eelmise aasta loogikate põhjal teiste sõitjate näol ei saa midagi kopeerida? Või kuskilt edasi minna? No eks ma arvan, et esiteks Ott Tänak on nii palju erineva sõidustiiliga 90% teistest sõitjatest, et kes M-spordis sõitnud on, et sealt suurt midagi võtta ei ole. Kas on insenerid pakkunud mingit Sebastian Loebi eelmise aasta lahendusi? Ma arvan, et on, et mida proovida.
nii et ma arvan, et seal kindlasti on mingeid mõtteid võib-olla siis eelmise aasta lööbi seadistusest võetud. Mis sulle Oti kommentaarist veel kõrva jäi, et ega ta väga palju ei reetnud? ja see teeb jälle jube põnevaks asja, ei reeda midagi ja pärast saame teatud lausetele jälle tagasi mõelda. Jah, just, ja ka nüüd Shakedowni vaadates ei ole mitte midagi nagu, ei oska mitte midagi oodata, mis see Goldet Turini täna õhtul tulema hakkab, et jah, nii on, et ega ta suurt midagi ei öelnud meile. Aga igal juhul täna õhtul me näeme kohe sellise kõige legendaarsema Monte katse ära ja ega tegelikult, Ott nii palju ütles, et me ei näe ilmselt nagu ralli alguses nagu mingit mõistlikku sellist ütleme siis seda tulemit, et mis selles koostöös saama hakkab, aga ralli lõpuks ma arvan, et kui me võtame laupäeva teise poole, et siis juba on mingisugune mõte olemas, et mis on päevade jooksul muudetud ja tempo olemas, et võib tõesti juhtuda, et täna ja homme need tulemused ei ole sellised, nagu me tahaks näha, aga ma usun, et ralli lõpuks on kindlasti kiiruskatseid ja on kindlasti mingeid luupe, kus see juba nii on. Vaatame ajakavale ka otsa või? Vaatame, jah. Meil on kokku siis 75 ekipaaži, neist Priority 1 ehk siis WRC masinaid 10, Priority 2 masinaid 41 ja neist siis 27 on WRC 2 autot tummine. Väga tummine ikka, no äärmiselt tummine. Ei, tegelikult oleks pidanud võrdluse ka siia tooma, palju eelmine aasta oli, aga las ta hetkel jääda. Vaatame nüüd, kus me selle ajakava kätte saame. Võtaks selle detailsema asja ja saame natukene aimu ka, mis kell meil järgmistel päevadel on salvestused. Läheb lahti. Muuseas, läksin Dirtfishi kaudu. Siit suur aplaus loomulikult EVRC meestele. Dirtfishi kaudu minnes vajutad sellele ajakavale ja lükkab sind EVRC-sse. Ülilahe. See Dirtfish ja EVRC koostöö on mega. Aga ütlen ka kohe ära eelmine aasta 28 autot startis, siis WRC 2 autot. Ja mis ma ütlesin nüüd? 41 või? Ütlesid või? Mingi siukse, päris nii, 27. 27, okei. Okei, ajakava. Täna õhtul juba hakkab pihta. Sorry, sa ütlesid Priority 2, aga see ei tähenda, et kõik WRC 2 sõitjad Priorityd on. Ei, ma ütlesin WRC, okei. Vaat, seal on see vahe, et Priority ei tähenda siis täislisti. Okei, siis on natuke lappes meil. Aga mis ei ole lappes, on ajakava. Mis võib ka lappesse minna. Absoluutselt võib minna. Aga ütleme kohe selle ära, et varasemalt ei ole sellist asja olnud, et minu meelest, et neljapäeval me hakkame juba täisralliga pihta. On ikka. Montes, on või? Minu arust küll on. Okei, väga huvitav. On juhtuma ka hakanud juba. Kas see on ka või? Okei. Jälle saame kohe kiirelt vaadata. Aga hakkame pihta 21.05. Et AK ajal hakkame sõitma juba 15,12 kilomeetrit pikkus katset. Tavaliselt on need katsed mägedes ja nii ka seekord. 22.03 teine katse, sel pikkust juba natuke rohkem, 24,9. Võite arvata, et tegu on öökatsetega. Ja homme hommikul äratust liiga varaseks ei tohi panna. Sa vaatasid juba järgi. Mul on lihtsalt nagu häbi. Mul on häbi, et ma nagu sellise lause ütlesin lihtsalt, et varasemalt pole olnud. Me ei hakka seda enam lahti toimetama. Häbi, jah. Roland tunnistame enda vigu. Me oleme roostes praegu veel. Mina. Jah, meil on see baasseadistused on paigast ära veel. Aga 10.09 on siis see, mida tuleb ärgata. 10 tasub peale äratuse vahendame otseblogis kindlasti ka sõitjate servisi, hommikuse servisi kommentaare. Need tasub järgi vaadata ja siis ma arvan, et mis see pakub, mitu protsenti Eesti elanikudest on ekraanid, mingi ekraani ees, kus on kuskil nurgas kas WRC või siis ütleme 10% see peaks ikka olema. 10% elanikudest, arvad nii vähe? 10% võiks olla, ma ei tea, see tundub selline võiks ikka ju. Kui palju? Ma ei oska isegi öelda, kui palju Eestis rallifänne. Ma loodan, et enamused tulevad muidugi 6. käigu podcasti kuulama, kes ei saa siin tööpäeva ajal võib-olla pilti jälgida. Õigus on veel tööpäev, jah. Aga kindlasti võiks nad siis kõik tulla podcasti kuulama. Kuidas saab Monte Carlo ralli ajal
mis on siis hooaja esimene ja kõige suurem ootus, sel ajal tööd teha. Ei saagi. Kirjutage, joonistage meile sellest kogemusest. Päriselt ka. Ma kujutan ette, ma arvan, et see tuleks kuulutada vabaks päevaks või vähemalt õigus küsida. Raudselt hakkab tulema neid pilti, et sul on tööarvuti ees ja siis on mingi telefon või mingi isiklik läpakas kõrval, kus WRC live jookseb. No me nägime juba jalgpalli MM-i kas või meie toimetuses, kuidas inimestel on kõrval jalgpall jookseb, et aga see on normaalne, kus mäletad, mina muidugi käisin koolis algklassides, kui me vaatasime suusatamist koridoris. Täpselt, suusatamine, et meil või siis kuulasime raadiost. Meil oli õpetajate toas oli telekas ja siis lihtsalt nagu klasside kaupa kordamööda klassid käisid tundidest ära, et suusatamist vaadata. Meil tõsteti kohe telekas lausa koridori, et legaalselt võis teha väikse pausi, kui Andrus või Kristiina. Reaalselt nii olin, et ülilahe ja see võiks ralliga samamoodi olla. Jaa, ma arvan, et see veel päev saabki nii olema. Kui peaks hästi minema. Täpselt. Hoian pöölt. Aga saame ajakavaga edasi ka minna. Okei, aga igatahes ma ei hakka nüüd kõiki kiiruskattest siin ette lugema, aga lihtsalt päeva lõpp on siis homme 17.39, 14,55 kilomeetrit ja mis me, salvestuse aeg ei ühti kaugeltki avaldamise aega, aga olgu siis öeldud, et küsimusi saab meil homme saata kuni 18.30-ni, siis on veel lootust, et saavad ka ette loetud, aga vahel oleme siin saate ajal tulnud küsimusi jõudnud ette lugeda. Ja nii palju ka veel kõigile, et kes lähevad siis 6. käigu alt WRC Fantasy ennustust tegema, siis tehke see enne esimese katse starti. Praegu saate veel teha, aga mitte kauaks. Hiljem saab ka pardale tulla, kui keegi hiljem avastab, et jäi Monte ennustus tegemata, et mis nüüd saab, kas mul üldse on mõtet? Ikka on mõtet. Jaa, sest tegelikult meil ikkagi... ringe võib tulla siin kõvasti. Muidugi, ja meil on ikkagi eesmärk, et me jagame ju, vaatame, mis rallide ajal või kuidas me neid auhindu jagama hakkame, et prooviks ikkagi mingite rallide ajal ennustajate topile. Roola, kus need auhinnad võtad? Küll ma leian need kuskilt. Võtame Delfil saunarätikud, kurat, topsid, värgid. Ma mõtlesin, et sul on meil juba diilid tehtud meil. Ei. Siin, ma nägin, Delfi siin kastid on asju täis. Need tuleb kellelgi ära jagada. Jaa, ei. Tee väike lõppimine loomulikult. Leidub auhindu. Aga oleme nüüd laupäeva juures ja äratuskell 9, sest 9.24 hakkab pihta. Iga päev on servised, on ju? Jaa, muidugi. Välja arvatud pühapäev. Ja see... vaatame kohe üle. See, mis meil on laupäeva keskel, meil on tire fitting zone on ja meil ei ole servist, need laupäeva me sõidame täis. Uus märge on siin. Just, ja reede samamoodi. Et meil on tire fitting zone ainult, servist ei ole. Vot nii ongi. Ja lõpeb siis laupäevane päev meil ka üsna hilja. 19.23 hakkab viimane pikk katse, 21 kilomeetrit ja servis algab alles 21.48 ehk siis kilomeetrit servisi ja viimase katse vahel on oma jagu. Ja pühapäev 8.57 läheb starti ja 13.18. See 13.18 vist on juba fikseeritud juba mitu aastat, eks. Kõik maailma rallifännid siis vaatavad Shakedown Power Stage, Shakedown oli juba Kuule, tähendab, kõik kuuled, andke meile andeks, et esimene saade me veits roostes, et homme paremini. Meil ei ole siin joovastavaid jooke, me lihtsalt oleme liiga elevil. See on võrdne selle sama. Andke andeks. Aga kokku 325 kilomeetrit Monte klassikaline kilometraaž. Ja Monte teada-tuntud ju palju juhtub, keerulised olud, nii et kindlasti hakkame seda päevade jooksul nägema ja juba täna õhtul kõige legendaarsem Col de Turini saab olema meil pimedas sõidetud, nii et lahe. Kuule, aga me loeme siis Mende ennustused ka ette või? Jaa, muidugi. Keegi julgeb vastu hakata, siis teeme nii. Jaani, vaatame, kas keelitame ka siia. Kus ma nüüd oma enda seda... Sa pead mäletama. Ma pean mäletama või? Ei pea, vane vasakult prediction. Nii, vasakult prediction ja minu prediction. Ma alustasin siis endast. Jah. Mina panin Sebastianile. Ogier. No, statistikat vaadates mõistlik otsus. Jah. Ott tuleb auväärt teisele kohale. Julge pakkumine. Ja Elvin Evans... Ma ei tea, mille pealt ma Elvini kolmandat. Ei, see on jumala okei. 2020-2021 võitles Elvin Montes
21 võidu peale kindlasti ja tegelikult ka hooaja kokkudes võitles tiitli peale, nii et kui Elfin leiab oma hooajale üles, siis on ilmselgelt ta seal eesotsas, veel pole kahtlustki. Jaa, Elvin tuleb 3. ja Kalle Roompere jääb esimesena poodiumilt välja ja Thierry Neuville 5. Minu prediction, kuidas nüüd eesti keeles on, on selline, et Sebastian Ogier esimeseks, Thierry Neuville 2, Ott Tänak 3. ja tegelikult see top 3 on pandud puhtalt statistika põhjal, mis varasematel aastatel kes kõige enam on poodiumile sattunud seal. Küll arvan et ka Evans või Roompere võib hakata seda rikkuma seal. Aga nii ma selle panin. Kalle Roompere 4. Esa-Pekka Lappi 5. Lihtsalt tundub sümpaatne vend, äkki suudab top 5 ära sõita. Ja selline minu ennustus on. Ja Power Stage'i top 3 saab siin ka ennustada. Minul on Lappi, Roompere, Tänak. Seal väga suurt loogikat ei ole, et Power Stage'is vajutab see, kes vajutada saab. Kes vajutada ei saa, see ei vajuta. Jaa, minul Roompere, Tänak, Evans. Ehk siis ole näha, mis saab. Jaa. Ma arvan, et hooaja lõikes ma võidan sind. see on okei. See on okei. Jaa, et sa hakkad ju panema neid siin Gus Greensmite vahel. Enam ei saa panna. Enam ei saa panna, jah? Jah. Ei saa panna? Et ralli 2 auto tuleb esiviisikusse või? Ei saa panna minu meelest, jah. Okei, aga mille järgi me siis punkte hakkame lugema? Väga huvitav. Jah, nii ta on. Mees, kes meist sinna kutsus, kui tead vastust, mismoodi siis olukordi lahendada, siis me tahaks ka teada ja oma kuulajatele ka öelda. Davai, paneme selle saatele punkti. Siin juba läks nagu, jah. Meil juba läks asi käest ära. Homse nii. Teeme homme korraliku saate. Minul on pulss juba 200. Jaa, juba ekraanid ootavad ja WRC live lahti, nii et homseni. Jõudu! 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.